teatri uurimises kasutatakse sellist sõna nagu ideaalpublik või et meil on justkui nagu see tunnetus, et kui lavastaja hakkab lavastama, et siis ta vähemalt mõtleb oma peas, et kes see inimene on, kes on see ideaalne nagu vaataja. Tõlge persona. Või või tegelikult see on isegi nagu mudelvaataja, et see tuleb kirjandusteaduslikult mõistest mudellugeja, et kui me nagu loome mingit kunstiteost, aga küsimus ongi selles, et kas see mudel, inimene siis, kellel see mõeldud on, tegelikult jõuab sinna saali ja kõik uuringud näitavad, eks ole, et me võime rääkida sellist sõnast publik, aga publik koosneb individuaalsetest inimestest, kellel on absoluutselt erinev nende valmisolek sinna teatrisse tulla on erinev ja see ei sõltu ainult sellest, palju nad millestki teavad. Et selles mõttes et see on ka selline paradoks, et me räägime publikust, aga tegelikult on seal, ma ei tea, 200, 400, 500 indiviidi, kes on täiesti erinevat moodi seda teatrit nagu vaatavad. No võib-olla see ongi see ajastu märk, et me oleme siiamaani vaadanud kogu aeg nagu neid auditooriumeid, kliendi sihtrühmi kuidagi väga nagu udukogudena numbriliselt, et meil on saal täis, aga kes nad täpselt on, mis nende ootused on, mis vajadused lavastaja, kuidas lavastaja seda näeb. Mida kliendid tahavad? Podcasti toob teieni saatejuht ja teenusedisainer Mari Arnover.